Tule lähme nüüd, Marju, lausub kiirustav Magda vaikselt oma tütrele, kuid 8-aastane tüdrukutirts veab vaevalt jalgu järel, sest pakase eest kaitsevad viltsaapad tahavad nii väga teda rajalt kõrvale kiskuda. On jaanuar 1954. Stalingradi väljakult igapäevaselt kesklinna ja Balti Vaksali vahet kõndivad linnakodanikud rühivad pakasest hoolimata reipalt sihtmärgi suunas. Vaid kaugemalt tulnud külalised peatuvad, et uudistada väljakule mõned aastad tagasi püstitatud Mihhail Kalinini monumenti. Marju on seda üleelu suurust kuju varemgi uudistamas käinud, sest kunstnikest vanemad Märt ja Magda tutvustasid oma lastele hea meelega erinevaid kunstiliike. Samuti oli isa rääkinud põnevat lugu, kuidas tema lapsepõlves siin väljakul kunagi suuri laatasid ja näituseid peeti ning isegi loomad linna lubati. Tallinna motiivide meistri kunstnik Märt Pormeistri tütre silme läbi jutustatud lugu leidis aset praegusel Tornide väljakul, mida varem on nimetatud ka Stalingradi ja näituste väljakuks. Just siit kulges kesklinna ja Balti jaama toonase Balti Vaksali vaheline tee, sest praegusel kujul tuntud Balti jaama hoonet veel ei olnud. Ka linnamüüril näeme tänaseks ajalukku kadunud vaadet, sest 4 aastat peale maali valmimist algas põhjalik müüride restaureerimine ning tornid said endale uued kõrged kiivrid. Skulptor Aleksander Kaasiku käe all valminud Kalinini kuju seisis väljakul kuni 1990. aastate alguseni. Nii omandab käesolev olustikumaal ka kõrge kultuuri ajaloolise väärtuse.